mis mõjutab veel seda organismi süsivesikute nii-öelda imendumiskiirust või kuidas meie organism neid lõhustab, kuidas toimub nende ainevahetus, kuidas ta neid kätte saab. Seal on päris mitmeid faktoreid. Näiteks toidu töötlemisviisid, aga siin võib rolli mängida ka tärklise koostis. Siis see, kuidas me toiduaineid omavahel kombineerime. Seegi võib määrata selle, kuidas peale toidukorda veresuhkru tase hakkab tõusma. Kui me paneme ühte toidukorda liialt palju kokku süsivesikute rikkaid toiduaineid, siis on väga loogiline, et söögikorrale järgnevalt see veresuhkru tase tõuseb kiiresti, liialt kiiresti. Seega diabeetiku puhul ikkagi igal toidukorral neid süsivesikuid peab olema. Kuigi väga palju dieete on ju selliseid, mis ka välistavad süsivesikud või viivad nende osatähtsuse miinimumini. Seda diabeedi puhul kindlasti teha ei tohiks. Aga jälgima peaks, et neid ühes toidukorras ei oleks liialt palju koos ja et neid kombineeritaks teiste toiduainete gruppidega. Mis see tähendab, et liialt palju koos? No näiteks võib-olla ma ei taha öelda klassikaline selline toidukord, aga väga sageli. Kartulid, soust, leib, klaas magusat mahla või vahest pannakse sinna ka veel mingi kihisev jook ja siis toidukorra lõpuks veel mingi magustoit, kook, saiake. Et selline, ma arvan, sellisest toidukorrast võiks diabeetik üldjuhul hoiduda. Et jällegi kombineerida sellega, et iga toidukorra või vähemalt sooja põhitoidukorra juurde kuuluksid köögiviljad. Seal võiks olla sellesama kiirriiside, kiirpastade, kiirputrude asemel võiksid olla täisteratooted. Nüüd tume riis, pikateraline riis sinna juurde, basmati riis, võib-olla selle asemel, et võtta 4-5 kartulit, võtta seda vähem, aga tõsta sealjuures köögivilja osakaalu ja võib-olla mõne magusama koogi asemel asendada see, kas näiteks puuviljaga. See ei tähenda sugugi, et nüüd üks diabeetik peaks täiesti välistama oma menüüst magusad toiduained ehk siis koogid, jäätise, šokolaadi. Ega siis häid maitseid oma elust ei pea täiesti ära kaotama, sugugi mitte. Aga seda võiks jälgida, et kui suure osa meie päevast enda alla sellised toiduained võtavad. Ja rääkides süsivesikutest, ma võib-olla näitan ka ühte pakendit. Hästi oluline on õppida lugema ka pakendite infot. See annab meile päris palju informatsiooni, et jälgida seda, kui palju mingis tootes on süsivesikuid. Et võib-olla tavajuhul, kui me läheme poodi, me valime oma toidu maitse järgi, mis on loogiline, me valime oma toiduained kindlasti ka hinna järgi. Nüüd võiks antud juhul vähemalt diabeedi puhul, rääkides diabeedist, eks ju, võiks õppida lugema seda, kui palju üks või teine toiduaine tõepoolest süsivesikuid sisaldab. Kui palju on toidus kiudaineid või selles toiduaines kiudaineid, eks ju, millisest jahust, kui me räägime teraviljatoodetest, millisest jahust on valmistatud. Et kogu see info on ilusti pakendi külje peal kirjas. Ja siin minu käes lihtsalt on üks hommikuhelveste pakk, et hästi lihtne. Neid hommikuhelbeid on julgelt öelda kümneid ja kümneid, sadu vast mitte, aga kümneid küll meie
lettidel müügil. Ja võttes need ette, on näha, et nende süsivesikute sisaldus ikkagi varieerub päris laias laastus. Kui me võtame selle sama hommikuhelbed või siis müslid, on neid, milles on süsivesikuid 55-60 grammi 100 grammi kohta, aga on ka neid, mille nii-öelda süsivesikute hulk ulatub seal 80 grammini 100 grammi kohta. Et selge see, et võiks ju eelistada neid, kus on süsivesikuid vähem. Kui nüüd tuleb arvesse ka kaaluprobleemid, ma ikkagi rõhutan ka seda kaaluprobleemi, sest tänapäeva maailmas seda kaaluprobleemi on ja on diabeetikute seas seda, siis tuleks vaadata ka kaloraaži. Näiteks võtame, kuna see hommikuhelveste pakk siin on, et võtame selle sama. Et laias laastus see hommikuhelveste kaloraaž 100 grammi kohta tuleb kuskil 350-400 kilokalori kohta, kilokalorid 100 grammi kohta. Kuskil nii. Nüüd eelistus, kui inimene on veel ülekaaluline, võiks leida ka toote, kus see kaloraaž on väiksem. On tõepoolest neid tooteid, mille kaloraaž 100 grammi kohta tuleb seal kuskil 300 isegi vähem kilokalorid 100 grammi kohta. Aga see eeldab natuke tööd. See eeldab seda, et ma lähen poodi, et ma võtan need pakendid kätte ja ma tutvun sellega, mis on nende pakendite sisu. Ja sageli just meie lapsed on harjunud sööma neid tugevalt suhkrustatud hommikuhelbeid, kui nad üldse söövad, hästi sageli. Ja kuidas siis ümber õppida? Kui on see situatsioon, et laps oli või nooruk oli harjunud kasutama taolist tüüpi hommikuhelbeid ja nüüd, kui on diabeet, et kuidas siis ümber õppida? Alustada kas või poolenisti petukaubaga, et panna neid nii-öelda vähem magusamaid, siis esialgu segamini magusatega ja siis minna üle. Et muutusi teha on väga raske. Ja sageli selline etapiviisiline muutumine samm haaval aitab ka kohanemisele kaasa. Et vahest sellist muutust teha, mõnikord muutust teha, et vot tänasega muudan kõike oma elus, et see pigem toob stressi juurde ja viib mind tasakaalust enam välja. Et ei pea ka kohe kõike muutma päeva pealt. Aga mõte võiks olla selles suunas, et jah, see on hea, see on mulle kasulik, ma liigun sinna suunas. Või kui ma pean aitama toime tulla oma lapsel selle haigusega, siis kasutades sellist head tahet ja kavalust võib-olla natukene liikuda tasapisi uues suunas. Veel rääkides nüüd süsivesikutest ja hommikusöögist, et ma paneksin, tegelikult jällegi tahaks öelda, et paneks diabeetikutel hinge peale. Ei, ma arvan, et kõigile meile, et hommikusöök on päeva üks olulisemaid toidukordi ja seda vahele jätta ei tohi. Eriti rääkides lastest ja noorukitest on see tähtis. Nii lapse kui nooruki normaalseks kasvuks ja arenguks on oluline, et päevas oleksid need vähemalt need 3 söögikorda ja ka hommikutoidukord, et see ei oleks mitte lihtsalt nii-öelda kiiruga alla kukistatud väike amps võileiba või klaasitäis mahla, et see ikkagi oleks arvestatav toidukord. Ja hommikune toidukord võiks ju olla üks hea puder. Jällegi, võib-olla juba igavaks minevaga täisterahelvestest. Võiks olla see need samad, kas või hommikuhelbed, aga sellisel juhul ka välja valitud selle järgi, kui palju on seal süsivesikuid, millised seda jahu on kasutatud nende helveste tegemiseks, kui suur on selle kaloraaž. Ja nüüd veel rääkides võib-olla üks asi süsivesikute juures, mida üks diabeetik peaks tähele panema. Selge see,
ma pean arvestama, kui ma söön midagi, et kui palju ma siis vastavalt sellele teen süsti ja seal juba tuleb arvesse see, kuidas ma mõõdan oma veresuhkruid, et ma ikkagi mõõdaks, jälgiks ka oma veresuhkrute taset ja vastavalt sellele aitaks ka selle ravimidoosi ka kaasa organismi normaalsele funktsioneerimisele. Nüüd üks oluline punkt on, millest ma tahaks kohe rääkida, et nagu siin toidupüramiidi allosas on hoopis ju liikumine ära toodud. Et rääkides diabeetikust ja liikumisest, siis on vaja meeles pidada seda, et liikumine tõstab insuliinitundlikkust. Et seda nüüd, kui laps tegeleb enam spordiga, on enam liikuvam, et üldjuhul see insuliinitundlikkus tõuseb. Ja vastavalt sellele siis õppida ka reguleerima neid nii-öelda toidukordi ja toidukordades olevat süsivesikute hulka. Võimalik, et taolistel juhtudel, kui on tegu sellise aktiivselt spordiga tegeleva lapse, nooruki, täiskasvanuga, on vaja just nendel päevadel, kus seda sporti tehakse, ka veidi enam manustada süsivesikuid või siis ka oma süste kordi reguleerida või ravimdoose reguleerida. Ja teiseks kindlasti, kui on nüüd teine äärmus, kui need veresuhkrud on paigast ära ja liiga kõrged, siis ka liiga kõrgete veresuhkrutega ei tohiks sportima minna. Et ennem oleks vaja ikkagi normaliseerida see veresuhkru tase ja alles siis minna sportima. Et nüüd seisund vastupidiselt, kui need veresuhkru tasemed on liiga kõrged, võib veel halveneda. Nüüd minnes süsivesikute juurest edasi, rääkides natukene valkudest, valgud, mis on meie keha üheks oluliseks, kuidas öelda, üles ehitavaks komponendiks. Ja kus me neid valke saame? Põhiliselt on ikkagi ju kala, liha, piimatooted, muna, aga teatud määral leidub valke ka nii-öelda nendes toiduainetes, teraviljatoodetes, millest me juba rääkisime. Et mitte siis ainult selles liha- ja piimatoodetes. Organism lihtsalt saab neid loomset päritolu valke kergemini kätte või ta omastab neid sageli paremini kui taimset päritolu taimset päritolu valke. Nüüd diabeetiku puhul on hästi oluline, et need valguallikad oleks võimalikult täisväärtuslikud, eriti laste puhul. Teinekord, kui ikka juhtub, ei saa alati, et kõik oleks täiuslikult korras, kui võib-olla on perioode, kus see meie haigus või meie lapse haigus ei ole täiuslikult kontrolli all, siis võivad olla sellised ainevahetuslikud protsessid natukene häirunud ja ka valkude ainevahetuses võib olla siis muutusi ja sellel perioodil on hästi oluline tagada selline täisväärtuslike valkude kättesaadavus. Seega kala, kana, muna, piimatooted, aga võib-olla just pöörata rõhku sellele, et need ei oleks väga rasvased piimatooted diabeetikute kontekstis. Et
ka diabeetikute rasvade ainevahetus on pisut tundlikum võib-olla kui inimesel, kellel seda haigust ei ole. Ja kui me räägime kolesteroolist, ühest komponendist, siis diabeetikud on tundlikumad ehk just ka kolesterooli tõusule veres. Ja sellepärast kolesterool tuleb kolesterool tuleb just loomset päritolu toiduainetest ja sellepärast ma siinkohal ka ütlen, et kui eelistada neid, kui me rääkisime kasulikest valkudest, et siis hoida kokku selle toiduaine rasvaprotsendiga. Ei ole vajadust mingil juhul nüüd jälgida, et kõik oleks light ja kõik oleks 0. Ei, seda sugugi mitte. Aga võib-olla 20% hapukoore asemel kasutada 10% või hoopis maitsestamata jogurtit, võib-olla nii-öelda 20% kohupiima asemel võtta 5%, 4%. No see sõltub jällegi ka sellest, kas tegu on, kui siia lisanduvad kaaluprobleemid, siis tuleks võib-olla menüü veel kord täpsemalt üle vaadata. Kui kaaluprobleeme ei ole, siis võib-olla selle rasva osas ei ole ka need piirangud nii tugevad. Aga jah, valkude puhul küll kindlasti tagada korralikult valkude kättesaadavus, selliste täisväärtuslike toiduainete, täisväärtuslikke valke sisaldavate toiduainete tarbimine ikkagi igal päeval. Et tagada ka, kui me räägime laste kontekstist, normaalne kasv ja areng, mis on tähtis. Nüüd veel võib-olla juurde, et kui me räägime rasvadest, kui ma ütlesin, et diabeetik võiks ehk kasutada sellise madalama rasvaprotsendiga toiduained, seda nii piimatoodete kui ka lihaproduktide korral, siis kindlasti julgustaksin ma kasutama enam taimset päritolu rasvu, mida võib-olla meie inimesed ei ole harjunud veel nii igapäevaselt kasutama. Ehk siinkohal ma pean silmas just nimelt tuua oma toidulauale enam taimeõlisid. Tänapäeval on ju suurepärane valik poodides, juba oliivõli kõrval on ilmunud kõikvõimalikud muud taimeõlid, ka näiteks siin kõrvitsaseemneõlid, isegi sellised võib-olla natuke eksootilised taimeõlid nagu ohakaõli, siis ka viinamarjaseemneõlid, erinevad õlid. Oliivõli vast on meile kõige sellisema igapäevasem. Meie enda rapsiõli, mis on ju ka täiesti kaubandusvõrgus igal pool olemas. Nii et selleks, et saada et organism saaks kätte need erinevad rasvhapped, mida ta vajab, vajame me just nimelt ka neid taimset päritolu õlisid. Ehk taimset päritolu rasvu, seega taimeõlisid. Aga sinna lisaks julgustaksin kasutama ka igasuguseid seemneid, pähklilisi, mandleid, mis omakorda on suurepäraselt erinevate vitamiinide ja mineraalainete allikaks. Ja minneski siit edasi, rääkides veel paari sõnaga vitamiinidest ja mineraalainetest, siis diabeedi kontekstis räägime me sellisest seisundist nagu oksidatiivne stress. Mida see tähendab? Oksidatiivne stress on organismi selline seisund, kus organism toodab enam ehk reaktiivseid hapnikuosakesi. Ja nüüd, kui organismi enda kaitsevõimed ei suudeta neid reaktiivseid osakesi nagu neutraliseerida,
siis võivad nad meie organismi kahjustada veresoonkonda, kahjustada erinevate elundite funktsioneerimist ja vot sellist, et vältida nagu või aidata organismil paremini toime tulla, siis siin on just oluline, et diabeetik saaks kätte ka kõik vajaminevad vitamiinid ja mineraalained. Selleks eelkõige on magneesium, kroom, tsink, kaalium, vitamiin C, E, seleen, beta-karoteen. Kui meie toitumine on mitmekesine, siis me enam-vähem võiksime kõik selle oma toidust kätte saada. Aga jällegi, mis on sageli meil siin meie toidulaual puudu, on puudu just nimelt köögiviljadest, puuviljadest, teinekord ka nendest täisteratoodetest. Ja läbi selle on meil puudu, eriti ma arvan talveperioodil, võib jääda puudu C-vitamiinist, E-vitamiinist, sellest samast beta-karoteenist, magneesiumist, kõigist nendest elementidest, mida ma ennist mainisin. Ja seetõttu oleks hästi oluline jälgida, et ka diabeetik peaks kinni sellest toidupüramiidist. Et tõepoolest igast toiduainete grupist oleks igal päeval midagi diabeetiku laual. Nüüd, kui suured peaksid olema need toiduainete portsjonid, et selle kohta on samamoodi kirjandust. Olgu kas või siis meie enda Tervise Arengu Instituudi kodulehel, mis on seotud toitumisega, või ka väga palju on erinevatel diabeeti puudutavatel netilehekülgedel olemas. Isegi Ameerika Diabeedi Assotsiatsioonil on eraldi välja toodud diabeetikutele tehtud toidupüramiid. Natukene see erineb sellest nüüd tava toidupüramiidist. Nii et kellel on huvi, see materjal on kõik kättesaadav. Ja sellega tutvumiseks on vajalik ju vaid ainult nendele lehekülgedele minna. Seega, võttes kokku võib-olla sellise baasloengu, kindlasti oleks vajadus, et rääkida diabeetikust ja diabeetiku toitumisest, oleks vajadus keskenduda igale sellele teemale veel süvitsi. Aga võttes siis kokku selle tänase loengu, tahaks ma öelda, et punkt 1, leida selline tasakaal. Ja võib-olla natuke naiivne sõnum, et leida, kuidagi sõlmida sõprus selle oma diabeediga. Õppida teda tundma, mitte karta seda haigust. Ja mitte lubada sellel haigusel iseennast valitseda. Et õppida teda nii tundma, et me saaksime selle haigusega koos elada. Teiseks seesama, et ma austaksin iseennast nii palju, et ma võtan selle aja ja pühendan oma päevast teatud osa just nimelt ka söömisele. Võttes eelduseks, et toitumine ja just nimelt tasakaalustatud ja läbimõeldud toitumine mängib väga tähtsat rolli minu tervises. Selles, kui tervelt ma elan. Ja kolmandaks oleks vaja ehk endale selgeks teha mõned baastõed. Seesama sõnum, mis ma andsin, et diabeetiku toitumine ei ole laias laastus erinev. Nüüd mis tahes inimese toitumisest. On mõned punktid, millele ta peab ehk enam tähelepanu pöörama. Aga kui on selgeks tehtud endale selle tava
olgu kas või selle tavatoidupüramiidi põhimõtted ja neist kinni peetakse, ma arvan, see tagab ka diabeetikule küllaltki hea veresuhkrute taseme kontrolli. Loomulikult on veel mõned mõisted, mida diabeetik võiks uurida ja on glükeemiline indeks, mis on oluline, ka selle kohta on hästi palju informatsiooni, need samad vitamiinid, mineraalained, millest ma rääkisin. Võib-olla tõesti aeg-ajalt aastas vähemalt paar korda võiks teha diabeetik juurde sellise toetava kuuri. Tänapäeval ju apteekides on olemas spetsiaalsed vitamiinid ka diabeetikutele. Seesama, mis ma õpetasin ka pakendite info lugemise kohta, just nimelt keskendudes süsivesikute kohta antud infole. Et kui need sammud on tehtud, siis mis tahes, olgu siis see minu pereliige, keda ma püüan toetada või olen see ma ise, kes selle haiguse mingil põhjusel on saanud või sellesse haigestunud, et ma arvan, et siis ma olen iseenda jaoks või oma pereliikme jaoks suure teene juba teinud. Nii et tõmbaksin siinkohal otsad kokku ja sooviksin kõigile head sellist, mis oleks see sõnum? Oleks see, et sööki tuleb nautida. Söögist ei tohi teha endale, kuidas öelda, ahistust. Et kui meil on silmad selleks, et näha ja kõrvad selleks, et kuulda ja mul on kogu liikumisaparaat, jalad, käed selleks, et liikuda elus, siis on mulle antud keel, nina, lõhnatundlikkus selleks, et nautida maitseid, lõhnu, mis toit meile annab. Ja sellepärast on oluline, et ma siiski ei teeks sellest toidust midagi endale, mis tekitab mu stressi, mis paneb mind muretsema, vaid toit peab ikkagi olema ka meelehea ja pakkuma mulle naudingut. Et ka seda ei tohi ära unustada. Seega, et minu soovitus, mis iganes, oled diabeetik või lihtsalt mis tahes muu haiguse korral või ka ükskõik tava puhul, et toitu tuleb nautida ja toidust tuleb teha oma kaaslane, et ma saaksin elada tervemalt seda elu, mis mulle antud on.